ringi erinevaid kaupu, mida nähti valgete, näiteks USA Ameerika vägede käsutuses. Ja siit tuleb ka termin karvavõitlus, mis on niisugune melaneeslaslik religioon. Klassikalise karvavõitluse ajal on püstitatud vaatetorne, kus 24 tundi ööpäevas lääneliku ajamõistet olete vaadati merele või õhku, mida tuleb. Ja rääti ka siis vastavaid nii-öelda sadamaid, toetati džunglitest, nii-öelda lennuväljasid, et lennuk ei ole siia karvuga maandada. On vaatult edasi jõuab meie antropoloogiline avantüür Indoneesia Paapua arvandase Taanise suguharu. See on kultuur, kus leinamärgid raiuti maha näppe. One people is a two and one two. So the this one is a boy guy, there to the brother guy. But this one is mother. Turismiattraktsiooniks on 350 aasta vanune muumia ning meeste igapäevaseks ja ainsaks aksessuaariks on muidugi peenise toru ehk koteeka. Nemad ei ole muidugi ainsad, kes sellist omapärast peenisetorvikut kannavad. Uus-Guineas ja mujal Indoneesia Paapuas samamoodi kantakse sarnaseid asju. Ja põhjused on erinevad. Seal, kus on võimalik seda kindlaks teha, üks võimalikke variante on, et missionäride tulekuga levis kohalike võimude seas ka aru saama, et oma alastus on midagi, mida tuleb häveneda, mida ilmselgelt ennem ei olnud. Sõber Heskel näitas suurima heameelega, mismoodi koteekat kantakse. Ja Heskel ei hävenenud seda ja selleks, et seda näidata, muidugi pidime ennem headeks tuttavateks ja õpradeks saama terve öö vestlema kanide kultuuri iseäradustest ja siis jah, et sellega probleemi. Need kindlasti ei hävene seda, vaid uhkusega kannavad oma koteekat püsti. Stiilse elunditorvikuga Heskel näeb oma eestlasest sõpra tulevikus veel päris kindlasti, sest Jaanusele jääb algeliste hõimude läbikammimine alati kutsumuseks. Ja mis sellest, et Eestisse ehk läänelikku tarbimiskultuuri taaskord sisseelamine muutub Jaanusele aasta-aastal üha keerulisemaks. Ja tänapäeval muidugi globaliseerumise tingimustes muutuvad nad järjest ühetaolisemaks, läänelikumaks ja see on kurb. Võib-olla see on üks põhjus, miks sihtkohad on muutunud järjest kaugemaks ja kaugemaks. Ma ütlen, ma ei tea, kas tahtlikult või tahtmatult, üha kaugemaid, raskesti ligipääsetavamaid ja seetõttu ka traditsioonilisemaid, ka suletumaid kultuure. Professor Plaadil on oma rännakutest mitukümmend tundi videomaterjali, millest ta loodab ühel päeval teha dokumentaalfilmi. Kui keegi vääriks dokumentaalfilmi, siis on see meie järgmine portreteeritav. Vaatamata oma seikluslik. Suure päeva. Lõpptulemust saate näha juba 30 päeva pärast. Saage osa suurepärasest pakkumisest. Helistage nüüd. Volljada vielä 2 ja seda öelda, et see jutt seal kirjas on, see oleks võinud olla infolehel. Pisut teistsugune vormistatuna oleks okei olnud, et me teeme seda ja lasteaedadel püüame ikkagi tagada need konkreetsed asjad. See, kuidas see oli vormistatud. Või sündmõistetud sain. Transforming their rusty wrecks into automotive gold. A brand new series of overhauling tonight.
madcap manner, he stretches the horizon all around us.